tere tulemast pühapäevakooli. Pühapäevakool on lastekirik. Meil on siin väike altar, nagu kirikus ka. Meil on siin rist ja piibel ja lilled ja siis meil on küünal. Minu nimi on Salome ja mul on siin pühapäevakoolis kaasas Liisi. Tere tulemast sulle ka, Liisi. Mis sinu nimi on? Oi, kui tore, et sina ka tulid. Nii rõõmus on olla koos pühapäevakoolis. Pühapäevakoolis me räägime piiblist ja Jeesusest. Kas sa oled kuulnud Jeesusest varem? Täna kuuled veel. Alustame meie pühapäevakooli sellega, et süütame meie küünla põlema. Põlev küünal ja see valgus tuletab meile meelde, et me peame nüüd rahulikult olema. Istume paigal, vaatame küünalt ja kuulame, mis piibel meile räägib. Oih, ei läinudki. Nüüd läks. Alustame siis alguspalvega. Pane käed kokku ja silmad kinni. Ja kui sa meie isa palvet ei oska, siis sa võid kuulata. Ja kui sa oskad, siis sa palveta meiega koos, on ju. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Nii tore on rääkida Jeesusest, sest Jeesus on väga tähtis inimene. Kas sa teadsid, et Jeesus on ka Jumala poeg? Oo. Siin meil on Jeesus, see, kellel on see valge riie. Jeesus on oma jüngritega, ehk siis tema sõpradega, minemas Jeruusalemma linna. Jeruusalemmas on tulemas väga tähtis pidu, paasapühad. Ja kõik juudid pidid minema Jeruusalemma, kui neil võimalus oli. Sinna rändas väga palju inimesi. Ja ka Jeesus läks oma sõpradega. Kui nad olid teel ja lähedanesid juba Jeruusalemmat, siis Jeesus ütles 2 jüngrile. Minge sinna järgmisesse linna või külakesesse ja te näete seal väikest eeslit. Selline eeslipojake, sälu üteldakse tema kohta. Ja võtke see minule, sest mina vajan seda. Ja kui keegi küsib, siis räägige talle, et Jumala pojal on seda vaja. No nii, siis 2 jüngrit läksid ja kõik oli nii, nagu Jeesus oli ütelnud. Nad leidsid ema eestikese ja väikse pojakese. Ja siis nende juurde tuli mingi mees, kes oli nende eeslite omanik ja küsis, et miks te jälle väikse sälu võtate siit ära, et see on minu eesel. Ja jüngrid ütlesid, Jumala pojal on seda vaja. Ja siis ta andis selle kohe nendele. Andsid selle väikse eesli pojakese 2 jüngrile, et nemad said selle viia Jeesuse kätte. Kas sina oleksid andnud, kui keegi oleks sinu käest küsinud 2 raamatut näiteks. Sul on 2 raamatut, et anna mulle see teine. Aga see omanik oligi valmis andma. Siis Jeesus läks selle eesli peale ratsutama. Ja Jeesus ratsutas eesliga Jeruusalemma. Kas sa oled mõnikord näinud rongkäiku? Näiteks laulupeol tavaliselt on rongkäik niimoodi, et kõik inimesed, kes suudavad, nad lähevad vaatama seda ja nad laulavad ja
hõiskavad ja on väga rõõmsa meelega. Samamoodi oli Jeesusega. Kõik inimesed, kes suutsid, tulid sinna vaatama, sest nad kuulsid, et Jeesus tuleb linna. Jeesus tuleb siia meie juurde. Ja nad tulid kuulnud, et Jeesus on väga tähtis. Nad olid kuulnud, et Jeesus tegi väga ilusaid imetegusid ja Jeesus aitas inimesi. Nad mõtlesid, et Jeesuses on midagi erilist ja nad tahavad minna seda vaatama. Siis nad nägid, et on rongkäik ja Jeesus ratsutab eesliga ja kõik olid nii rõõmsad, et nad isegi viskasid oma seljast riided maha ja tegid sellise pehme tee. Nendel on kätes sellised palmipuud. Sellest tulebki see nimi, palmipuude püha. Ja nad neid lehvitasid ja panid neid ka maha, et Jeesusel oli väga hea minna seda mööda teed. Ja nad austasid Jeesust. Nad hüüdsid Hoosianna, Jumala poeg. Kas pole imeline? Jeesus oli Jumala poeg. Ta võis, kui ta tahaks, ta oleks võinud näiteks inglit sinna rongkäigu küsida ja mingid suured vankrid ja ilusad riided ja mis Jeesus tegi? No ta valis väikse eeslipojakese. Jeesus oli alandlik kuningas. Ja inimesed seda nägid ja austasid teda ja läksid teda vastu võtma. Nii rõõmus asi. Aga teate mis? Kõik ei olnud Jeesuse peale rõõmsad. Seal oli ka variserid. Variserid on nagu kirikumehed, aga nad ei saanud Jeesusest aru. Ja nad arvasid, et Jeesus on mingi vale profeet ja et tema juttu ei tasu kuulata. Nii seal oligi siis variserid, kes hüüdsid Jeesusele, et ütle inimestele, et nemad oleksid tasa. Et sina ei ole mingi Jumala poeg. Niimoodi ei tohi teha. Aga teate, mis Jeesus ütles? Jeesus ütles, kui inimesed vaikiksid, siis kived karjuksid. Mis asja? Kived? Siin Liisi kõrval on need 2 kive. Need sellised kõvad. Ma küll siit ei kuule mitte midagi. Aga Jeesus ütles, et kived võisid hõisata, kui inimesed vaikiksid. See oli väga imelik, sest keegi pole seda kuulnud. Ja variserid olid ka, appi, mis asja? Kõik inimesed kuulavad seda Jeesust. Ja nii inimesed jätkasid seda hõiskamist ja rõõmust rongkäiku. Nii et Jeesus võeti vastu kuningana sinna Jeruusalemma linna. Ja Jeesus ongi kuningas. Ta on taeva kuningas. Jumala poeg. Me võiks ka teda austada ja võtta teda vastu rõõmsa meelega ja kuulata, mis tal on meile ütelda, sest see on midagi väga erilist. See on midagi väga tähtsat. Jeesus võeti vastu Jeruusalemma linna nii rõõmsa peoga ja teate, mis seal juhtus? Siis juhtus see ristilöömine ja väga kurvad asjad. Aga nendest räägime siis järgmine kord edasi. Mis sa, Liisi, arvad? Kas Jeesus on Jumala poeg? Seda tasub mõtelda. Ja seda võib piiblist veel lugeda ja palvetada, et Jeesus räägiks sulle ja et sa saaksid aru, et kas Jeesus on midagi tähtsat. Kas Jeesus on Jumala poeg? Mina arvan küll, et on. Nii tore, et sa olid meiega siin pühapäevakoolis. Pühapäevakoolis alati meisterdatakse ka. Ja järgmine sa näed, mis me meisterdame seekord. Ja selles on kaasas ka eeslimäng. Nüüd on aeg meisterdada.
Meisterdamiseks sul on vaja valget tavalist paberit ja harilik pliiats või vildikas. Joonista paberi peale eesel ja värvi see ära, aga ära tee talle saba. Joonista saba eraldi paberile. Lõika saba välja ja pane eesel seina peale kinni, näiteks kleeplindiga. Pane ka väike jupp kleeplinti saba taha. Siis võta endale saba kätte, pane silmad kinni, keerle natuke ja proovi silmad kinni leida, kus oleks sabale õige koht, eesti taga. Ja kui see läheb valesse kohta, sellest pole midagi. See on ju ainult naljakas, kui saba läheb näiteks ninna. Kas pole tore? Eeslimäng. Nüüd paneme jälle käed kokku ja palvetame. Armas Jumal, aitäh sulle, et sa saatsid oma poja Jeesuse meile maailma. Aita meid võtma Jeesus vastu nagu kuningas. Aita meil teha temale oma südames ruumi, nii et ta oleks kõige tähtsamal kohal. Aita meil kuulata, mis tähtsaid asju Jeesus tahab meile rääkida piiblis. Kuule meid oma armsa poja Jeesuse nimel. Aamen. Nii tore, et sa olid minu ja Liisiga pühapäeva koolis. Nüüd on lõpulaulu aeg. Sa võid tõusta püsti ja natuke tantsida ja hõisata nagu need inimesed seal rongkäiguks. Austame Jumalat oma elus ja näeme jälle järgmises pühapäeva koolis. Head aega! Lehvita! On asjad vahel tillapalla, Tiina tuhka kadunud. Siiski koht on elu mosaigis meile kõigile. Kui mõni jookseb kribin-krabin, teine jõuab nibin-nabin. Teed nii või nasin, taeva isa ikka hoiab armastab. Võid olla püstirikas puruvarne, koduleks või väga uusi. Süsimust või lumi valge saab, või kuuldes või tühival ja suvius või uuriksi. Läbimärk või vigu viimane. Me siis on ringi tuuseldame, hädavaevu kõike teeme. Vahel jääme puruvesinuna nurka istuma. Kui päikse tõusul hommik hoidab, tasapiisi valgus võidab. On taeva uksed kõhi võrralegi avatud pärani. Võid olla püstirikas puruvanne, koduleks või väga uusi. Süsimust või lumi valge saab, või pungil käis või tühi palja suvius või uuriksi. Läbimärk või vigu viimane, nii nagu mehed, naised, noored, valged, tädid, olnud poisid pikad. Sama taeval siin elame, kosku rõõmulaulud üle taeva Jumalale kiitust toome. Rahu olgu kogu maailmas. On palju asju, susser-vusser, pahupidi maailmas. Siiski jätkub piisavalt meil anded taeva isa käest. Ei jaga